kui on tehtud järve profileerimine ära, temperatuurapnik mõõdetud, siis on vaja võtta veeproovid ja need sügavused, kust veeproovid võtta, otsustataksegi selle apniku temperatuuri profiili järgi. Ja siis on selleks niisugune seadme, nimetatakse batomeetriks. Bato, mitte patu. Ja siis ta on selline nüüd, millega ma olen Antarktikas palju töötanud, veeproove võtnud. Ja miks on ta sellist halliks värvitud, siis sellepärast, et ma tegin ka uuringuid vees hõljuvate vetikate produktsiooni uurimiseks, palju nad toodavad uut orgaanilist ainet ja siis oli tähtis, et kui ma järvest selle proovi välja võtsin, et siis nad ei saaks valguse šokki, sest Antarktikas suvisel ajal on väga hele ja kirgas valgus ja ta mitte, ütleme, üksi ei ehmata, vetikad võib ka neile päris paha kurja teha. Aga siis, kui on siin sees pimedavõitu, siis on teistmoodi. Et jah, et niisugune lastakse siis vastavale sügavusele. Selle nööri peal on need meetrimärgid ja poole meetrimärgid. Niisugune lihtne seade, mis me koha peal ka nagu improviseerisime ja kui siis ta lased mingi kindlale sügavusele, olgu ta siis 2 meetrit või 20 meetrit või 50, see pole tähtis. Ja siis pannakse nööri külge selline rauast nõnnukene vedruga, ta läheb see nööri peale, kutsutakse postimeheks. Vene keeles potstaljon, hüdroloogiks tuntud asi ja lastakse tal langeda. Ja läheb need batomeetri otsad, need kaaned lähevad kinni. Siis on vedruga see asi ja siis tõstad selle veest välja ja siis siin all avad kraani. Siis kas ise või kui sul on assistent olemas, siis assistent pistab pudeli alla sinna ja võetakse veeproov ära sealt sügavuselt.